Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Jätkame sellest, mis siis sai edasi. Mida ma teada sain ja mis ma õppisin selle aastaga, mis iganes ajaks sina võtad selle sammu tagasi, on see, et mida ma ei taha. Ja ma sain aru, et ma ei taha elada niimoodi, et ma olen äärmusest äärmuseni. Panen ainult sinna auru või seda või kuhu iganes. Ja ma leidsin, et ma tunnen ennast hästi 3-4 tundi päevas tehes pühendunult, näiteks palgatööd. Siis ma tunnen ennast hästi. Ma tunnen, et ma olen mina. See energias olen mina. Ma ei väsi ära. Ma suudan olla mina ilma igasuguseid maske kandmata, naeratades või olles või mul on kõik väga hästi. Kui sul ei ole kõik väga hästi, võid vabalt öelda, et praegu on elu sitt, aga ma saan hakkama, läheb paremaks, sest mul on plaan või mis iganes. Ole aus, see on nii hea. Inimesed hindavad üle kõige seda, kui sa oled päris sina, mitte tegelaskuju kellegi teise pealt. Ja ma hakkasin otsima lahendust. Siiamaani otsin hetkel lahendust. Nii et kui sina tead kedagi, kes otsib endale toredat avatud inimest põhitegevuseks, kas on müük või turundus või on see klienditeenindus, ma olen avatud. Ma olen lihtsalt avatud 4 tunniks päeval, soovitatud hommikul, andma oma aega väärtuse vastu. Ja ma teen seda sel juhul väga hästi. Siis mul jääb teine osa päevast oma võrkturundusäri jaoks ja natuke jääb aega ka enda jaoks. Sest et igale poole, tähendab igale poole tahaks jõuda või igale poole võiks natuke anda. Aga tundega võiks anda, hea tundega. Ja see on see, kuhu ma jõudsin. Ja ma jõudsin ka selleni, et mida ma siis tahan. Ma panin enda jaoks ka kirja näiteks sellise asja, mis on minu jaoks edu. Mis asi on edu? Kes on edukas inimene? Ei ole nii, et kuskil raamatus kirjutatakse ja see on tõde. Iga inimese jaoks on nähtavasti edukas inimene natukene teise mõttega, natukene teise sisuga. Ma võin siin näite tuua lihtsalt, mis mul hetkel meelde tuleb. Näiteks minu jaoks on edukas inimene see, number 1, kes saab ärgata siis, kui tal uni ära läheb. Number 2, ta ei anna rohkem oma ajast kui 4 tundi päevas. Number 3, ta ei anna, ta ei tee tegevusi, et saada raha rohkem kui 4 päeval nädalas. Tal on vähemalt 2000 eurot passiivset sissetulekut iga kuu. Tal on vähemalt 3 eri gruppi inimesi, kes teda toetavad ja üles tõstavad, teda ära kuulavad ja on positiivsed. Ta aitab teisi, ta on avatud alati. Väga suure ajast on ta rõõmsameelne, positiivne, ellu avatud. Seal oli veel detaile, aga mõte on see, et ta elu on tasakaalus ja ta elab endale. Ja need inimesed, kes tema ümber on, need tunnevad ennast ka hästi temaga koos olles. See on minu eduvalem. Ja ma tean, kuhu vaadata. Milline tahaksin mina, milline oleks see minu parim versioon. Ja mitte, et ainult seal see ego oleks, vaid ka see, et kui mina olen edukas, siis kõik need inimesed, kellega ma lävin ja suhtlen, ka nemad tunneksid minuga koos ennast hästi ja tahaksid minuga koos olla. See on väga oluline, et kõik, mida sa teed, et ka need teised inimesed, kes on sulle lähedased, kellest sa hoolid ja kes hoolivad sinust, et ka nemad tunneksid hästi. Siis nad toetavad sind ja siis sina tahad neid toetada. Ja võt, see on täna, mis juhtus selle aastaga. Väga väiksed asjad, seal on veel mõned.
võib-olla ma kunagi teen ja räägin teistest rasketest hetkedest ja ka kergetest ja avastustest teile. Aga oli veel üks asi. Oli veel üks asi, mida ma nägin võrkturunduse juures. Kui lähme nüüd sammukese edasi, see, mis võiks sind aidata. Ja sellest ma räägin järgmises videos, mida ma avastasin. Enamus võrkturunduse ettevõtete esindajate puhul. Ma loodan, et sa said siit videost väärtust. Kui said, super, pane like, kui meeldinud, ütle, et ei meeldinud. Kui sul on mõtteid, kommenteeri see video alla, anna teada, vajuta subscribe nuppu ja ka see kellanupp seal kõrval, et sa saaksid teavitusi, kui uus video välja tuleb. Jaga seda oma sõpradega, tuttavatega, ühe sõbraga, oma äripartneriga, kellele sa tahad anda seda mõtet, kui sa tunned, et siin on väärtust. Võib-olla sa tahad ise, et ma tuleksin ja teeksin intervjuu sinuga, võib-olla sul on mingi lugu. Võib-olla sa ei taha minuga kokku saada, me võime teha seda Skype'i teel. Selle videokanali mõte on ju see, et aidata võrkturunduse elukutse juures inimesi läbi enda elu kogemuste. Võib-olla keegi saab kasu ja kui saab, siis me oleme täitnud oma eesmärgi. Sina, mina, kõik meie koos. See ei ole ainult minu kanal. See on meile kõigile aitamaks siin elukutse juures inimesi edasi. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parim tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan.